Täna on lõikuse tänupüha. Ma loen 2 salmi, ühe Vanast Testamendist, teise Uuest Testamendist. Ruti raamat 1. peatükk 1. salm. Aga neil päevil, kui kohtumõistjad mõistsid kohut, juhtus, et nälg oli maal. Siis läks üks mees Betlemmast Juudamaalt, et võõrana elada Moabi väljadel, tema ja ta naine ja 2 poega. Teine koht tuleb Uuest Testamendist. Jeesus ütleb, õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, nemad saavad küllaga. Mattiuse 5 ja 6. Ruti raamatu sündmused leiavad aset umbes 3000 aastat tagasi. Tegemist on ühe perekonna looga, mis rullub lahti Betlemmast. Betlemmega me oleme harjunud jõulude ajal. Sinna tuli üks perekond. Aga Betlemma nimel on omamoodi tähendus. See on leivamaja või leivakoda. Küllap oli seal varasematel aegadel olnud viljaaidad, aga meie jutustuse 1. salmis öeldakse hoopis, et nälg oli maal. Nälg oli selles linnas. Kui mind 1985. aastal Vene sõjaväes olles viidi Uudismaale vilja lõikama, siis me sõitsime läbi Ukraina Kaukaasiasse. Pikk ešelon läks ja vaatasime rongi aknast välja ja ma imetlesin neid laiuvaid viljapõldusid nii kaugele, kui silm ulatus. Viljakad mullad, palju vilja. Ukraina on olnud teatavasti üks juhtivaid teravilja eksportijaid. Tänaseks on toodang sõja tõttu vähenenud 1/3 võrra. See on väga suur kogus. Osa viljapõldudest on muudetud miiniväljadeks ja inimesed peavad otsima peavarju mujalt. Umbes samamoodi võttis Ruti raamatu ainetel üks Betlemmast pärit pereisa Elimelek oma naise Noomi ja 2 poega ning siirdus võõrsile, Moabi maale. Võõrsil olles juhtus aga see, et pereisa suri ära. Naine jäi 2 pojaga. Need pojad abiellusid kohalike noorte naistega, moabittaridega. Aga siis juhtus midagi veel hullemat. Ka mõlemad pojad surid ära. Pereema Noomi jäi 2 miniaga. Mis saab edasi? Mitmed aastad möödusid ja ühel päeval jõudis nendeni teade, et kodumaal Betlemmas on jälle leiba. Ja nii otsustas Noomi minna tagasi. Aga kuna minijad olid ju võõramaalased, siis keelitas ta neid, et jääge teie siia, see on teie kodumaa. Mina lähen lihtsalt koju ära. Üks neist jäigi. Aga teine, see Ruti nimeline, tema keeldus ja tuli Noomiga kaasa. Ja jõudsidki Betlemma. Aga kuidas nüüd edasi elada? Meest ei ole, pole põldu, ei ole, mida harida. Kuidas ma omale leiva lauale saan? Iisraelis oli üks seadus, mis lubas võõral minna ja noppida põllult viljapäid, mis lõikajatest sinna olid maha jäänud, et omal hinge sees hoida. Ja nii läks Rutt neid noppima. Peatükk 2 ja salm 17 on kirjas. Nii noppis Rutt põllul kuni õhtuni ja rabas, mis ta oli noppinud, ja sai ligi pool vakka otri. Kelle põld see oli, kus ta noppis? See oli ühe üliku põld. Boas oli selle mehe nimi. See mees märkas seda töökat noort naist. Ja võite ise arvata, mis siis edasi sai. Jah. Need 2 inimest abiellusid. Rutt sai mehele. Ja neile sündis poeg Oobed ja Oobedile sündis
kes Iisai ja Iisailist sündis kes? Taavet. Niisiis on Rutt Taaveti esiema, täpsemalt vanaema. Ja sellepärast nimetatakse Petlemma ka Taaveti linnaks. Taavet oli aga Iisraeli kuningas. Ja kui keegi tahab uurida nüüd Taaveti sugupuud, siis lugege Mattiuse evangeeliumi 1. peatükki, seal on kirjas, kes kellele sündis. Ja kui see pikk loetelu jõuab lõpule, siis on öeldud nii, salm 16. Jaakobile sündis Joosep, selle Maaria mees, kellest sündis Jeesus, keda nimetatakse Kristuseks. Ruti raamatu loo liikuma panev jõud on mis? Nälg. Aga selle loo tulemusena leiab üks noor naine elava Jumala. Ja see Jumal otsustab asetada selle naise ühte sugupuusse, kellest 1000 aastat hiljem sünnib isik, kes Johannese 6. peatükis ütleb nii, mina olen elu leib, kes seda leiba sööb, elab igavesti. Paar peatükki varem, kui ta suhtleb seesama isik ühe naisega, siis ta ütleb, kui sa teaksid Jumala andi ja kes on, kes sulle ütleb, anna mulle juua, siis sa paluksid teda, et annaks sulle elavat vett. Kallid kuulajad, Jumal teab meie füüsilisi vajadusi. Ta on valmis meie eest hoolt kandma jätkuvalt, aga tal on pakkuda meile midagi rohkemat. Tema sõnad Mattiuse evangeeliumis on, inimene ei ela ükspäinis leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Ma vaatasin, mul nii sobib see ekspositsioon siin. Seal on leib ja seal on Jumala sõna selle leiva all. Ja siin on viljapead. Vennad, õed ja kallid sõbrad, me peame inimestena tunnetama ja aru saama, mis on meie tõeline nälg. Sest ma kordan veel kord alguses loetud, õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele. Nemad saavad küllaga. Kui ma veetsin lapsena oma suved Peipsi ääres vanaema juures, siis mäletan küll, see maja oli suhteliselt järve kaldal, mitte väga kaugel kiviga visata. Ja siis, kui oli ilus suvepäev, eks me siis seal rannaluidetel olime ja vees hullasime ja kui lõunaaeg hakkas lähenema, siis meie vanaema tuli sinna koridori akna peale, lükkas need mõlemad aknapooled pärani lahti ja tal oli selline koloratuur, soprani hääl. Ta laulis eluaeg kooris, lõpuks öelda, et sa laulad kõik üle, istu nüüd saalis. Aga sealt ta hüüdis, lapsed, tulge sööma. Mis te arvate, mitu korda me lasime endale seda ütelda? Meid oli seal rohkem kui 1 ja 2 ja 3, 6 oli, vahest oli 7. Ja siis me tulime, jooksime sinna ja kuhu me kõigepealt läksime? Silmapesukausi äärde järjekorda, et pesta käed puhtaks, siis laua äärde, siis laulsime söögilaulu. Kuidas sina alustad oma toidukorda? Ja siis paluti söögipalve. Ja siis kõik hakkasid sööma ja kõigi kõhud said täis. Tänaseks on meil omal lapsed ja lapselapsed. 2 neist elavad mandril, 1 Tallinnas, teine Tartu lähistel, 3 küll on Saaremaal, aga kui need, kes mandril elavad oma lastega, siis vahel tulevad ju koju ka. Siis ma märkan seda, et abikaasa lähme nüüd poodi, siis ostame sealt keskmisest rohkem. Siis pannakse suur plaadikook ahju. Ja kui siis juba praami peal ollakse, siis pannakse lihad ahju. Kui laud on kaetud, siis see tähendab seda, et lapsi oodatakse.
Sõbrad, sama on kogudusega. Kogudus on leivakoda. Ma kordan, kogudus on leivakoda. Sinna võivad tulla kõik näljased ja saada osa sellest igavesest leivast, sellest, mis on tulnud taevast, Jeesusest Kristusest. Sest kes seda leiba sööb, see elab igavesti. Ma usun, et teie koguduste juhid ja pastorid ja hoolitsevad selle eest, et laud oleks kaetud. Et mulle nii meeldis see, kui lapsed siin sädistasid alguses, et lapsed ja noored saaksid toidetud, välise leivaga, selle igapäevase leivaga. Jah, see on omal kohal. Meil on Kuressaares, ma arvan, teil samamoodi selline traditsioon, et siis lõikus tänupühal igaüks toob midagi lauale. Või paljud toovad, kõik võib-olla ei too, aga enamus, igaüks toob midagi. Kui sa tuled pühapäeval, mida sa tood? Igaüks toob midagi lauale. Ja siis, kui koguduse pere on ümber laua, siis ei ole midagi katki, kui mõnel lapsel kukub pudrukaus laua alla või mõni ajab oma piimatassi ümber või nii juhtub ju vahest peredes, eks ole. Koguduses võib vabalt juhtuda seda sama. Sest seal on ka väikesed, seal on nii-öelda vaimulikud beebid ja seal on need lapsed, kes juba kasvavad, kes oskavad juba. Ja siis seal on täiskasvanud. Järgmisel pühapäeval või nädalavahetusel on see lootuse festival. Annaks Jumal, et 2 nädala pärast on siin mitmeid neid, kes on vaimulikud beebid. Ega nad täpselt ei tea neid lauakombeid veel. Ära tee numbrid sellest. Mine ja armasta neid. Too midagi lauale. Vaata, ja ühel päeval need samad lapsed on kasvanud vaimulikeks emadeks ja vaimulikeks isadeks ja tulevad ja katavad vaimuliku laudaga Kaljukoguduses. Kindlasti. See on oluline. Ja pea kalliks neid osadusi. Ma usun, ma ei tea, kuidas teil on kodudes. Eks ole? Kas on nii, et kes tuleb töölt ja kes tuleb koolist, igaüks läheb külmkapi kallale, siis võtab sealt midagi, istub siis teleka ette või oma arvuti ette, läheb oma tuppa, paneb ukse kinni. Hoolitse selle eest, et oleks ühiseid lauaosadusi. Et ema kutsub, lapsed, tulge sööma. Ja siis me istume ümber laua ja siis me räägime oma rõõmudest ja räägime ka oma muredest. Sest muidu me äkki ei räägigi üldse. Ja koguduses samamoodi, me tuleme selle laua äärde. Laud on kaetud. Vaatame korraks seda Ruti raamatut veel. Noomi positsioonilt. Vaadake, Iisraelis oli nälg. Miks see perekond ära läks? Iisraelis oli nälg. Aga Moabi maal oli mis? Surm. Moabi maa tundus palju lubav, aga võttis ära sellelt naiselt mehe ja pojad. Siit sõnum neile, kes ütlevad, et koguduses, ma ei saa sealt midagi. Isegi kui leivakojas vahest on kitsam ja sellel päeval ei olegi väga rikkalik laud, siis väljaspool on surm. Pea meeles. Noomi oli murtud naine. Ilmselt oli tal isegi sügavalt häbi oma olukorra pärast, sest ta ütleb salmis 21, külluses läksin ma ära ja tühja käsi tõi issand mind tagasi. Kuidas külluses? Ja mis tähendab tühja käsi? Ta läks ju nälja eest ära. Külluses tähendas mida? Koos mehe ja poegadega. On inimesi, kes ajavad taga selle maailma rikkust ja au ja kaotavad oma lähedased ja jäävad tühja käsi. Ärgu keegi olgu nii rumal. Aga Jumal ei olnud Noomit jätnud, ta käis Noomiga kaasas ja avas talle uuesti tee kodumaale tagasi. Sõbrad, tee kogudusse tagasi on ka ikka avatud, ikka jätkuvalt avatud.
Jumal kasutab meie valikuid ja pöörab meie olukorrad ümber, et me leiaksime armu ja et meie saatus muutuks. Nüüd ma loen Ruti usutunnistuse, see on Salm 16. Rutt vastas: ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin ja pöörduksin tagasi su juurest, sest kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina, ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi. Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal. Kus sina sured, seal tahan ka mina surra ja sinna maetagu mindki. Issand, tehku minuga ükskõik mida, ainult surm lahutagu mind ja sind. Teate, Rutt vahetab usku. Tema sõnad, sinu Jumal on minu Jumal, teevad selgeks, et Rutt ei alistunud Moabi valitsevale religioonile ja kultuurile. Rutt on resoluutne ja otsusekindel ja ütleb, ära käi mulle peale, et ma sind maha jätaksin. Ära käi mulle peale. Sinu Jumal on minu Jumal. Teate, see võõramaalane, see Moabi naine, see Rutt, see on tõeline usu eeskuju. Me näeme tema täielikku pühendumist. Paluge ka teie, et meie maal leiduks ikka veel neid selliseid noori mehi ja noori naisi, nagu oli Rutt. Ma mõtlesin, kas ma teen seda, aga ma siiski lõpetan selle isikliku näitega. Mainisin, et minu ema usutee sai alguse siin selles koguduses, Kalju koguduses. Ja kuna see on, ta on selline emotsionaalne side minul selle kogudusega, minu vanemate kaudu, siis ma teile seda räägin. Minu ema täielik päris nimi oli Milli Rutt. Ta ise tavatses öelda, et tema on see kõige väiksem Rutt, sest millimeeter on kõige väiksem mõõtühik, mida me silmaga võime näha. Tänaseks ta on juba 35 aastat taevas. Ta lahkus pool aastat pärast meie pulmi. Ta ei näinud ühtegi oma lapselast. Ta puhkab Kuressaare lähedal Kudjape kalmistul. Aga siin olles oli ta noor inimene. Napilt üle 20. Ta õppis Tallinna Pedagoogilises instituudis kehakultuuri ja muusikat. Aga ta tuli isiklikule usulisele pöördumisele 4. kursusel. Aeg oli karm, 50. aastad. Tolleaegsed haridusjuhid ei kannatanud välja, et üks tulevane pedagoog on hakanud uskuma Jumalasse. Nii visati minu ema usu pärast ülikoolist välja ja lisati klausel, et kui loobute usust, võite lõpetada. Aga tema oli nagu Piibli Rutt, resoluutne, otsusekindel, julge noor naine. Ta andis selgelt mõista, et ärge käige mulle peale. Jumalast ma ei loobu. Ja nii ta pühendas ennast Jumala riigile. Koos oma abikaasaga nad kolisid Saaremaale ja teenisid Kuressaare koguduses aastaid. Meie sündisime õega sellesse peresse. Ja aasta võis olla 1970, pisut enne, pisut pärast, kui minu ema kogus kokku kõik koguduse liikmete lapsed, kes olid kasvanud juba noorteks inimesteks, mõned neist juba keskkoolis. Ja ta hakkas tegema seda, mida ta oskas. Neile õpetama vaimulikke laule ise klaveril saates. Ja siis aasta-kahe jooksul kõik need noored tulid usule. Paari aasta pärast oli noortekoor, mida minu ema juhatas, enne kui ta järgmistele selle üle andis. Isa rääkis seal juures nendele noortele Jumala sõna ja Piibli lugu ja rääkis, kus on see tõeline eluleib. Ja et sellest tuleb osa saada. Tänaseks on need noored kõik 60+, 70+. Ja nende järeltulijatest, nendest endist koosneb meie koguduse tuumik.
olen mõelnud, tolleaegne ühiskond ei vajanud usklikku muusikaõpetajat ega treenerit. Ja Jumal ütles, aga mina pakun sulle tööd. Alusta nendest põllu äärde maha jäänud viljapeadest. Korja need kokku. Ja mina teen sellest palju. Ja ta tegi. Jumal hoolitseb sinu tuleviku eest. Korja viljapäid, märka last, märka noort inimest. Too oma osa pühapäevasel teenistusel ühisele lauale. Ja kui keegi vajab söötmist, toitmist, sa võid talle lusikaga suhu ka panna, aga varsti ta sööb ise. Varsti ta on tubli, varsti ta kasvab töötegijaks issanda Viinamäel. Kallid, õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele. Nemad saavad küllaga. Ja Jeesus ise ütleb, mina olen tulnud, et teil oleks elu ja kõike ülirohkesti. Aamen. Tõuseme lõpupalvele. Meie hea issand, ei ole paremat kohta, kuhu tulla sinu rahva osadusse pühapäeva hommikul. Sina katad lauda. Me oleme ka sinu abilised. Vahest me ei oska. Vahest meil kõrbeb ka põhja. See, mida me teeme. Aga issand, meie vanavanemad on saanud toidetud sellest elavast leivast. Meie vanemad on saanud toidetud sellest leivast. Meie oleme saanud toidetud, issand, ja meie lapsed ja lapselapsed peavad ka saama toidetud, sest selle maailma katkiste kaevad juurde me ei taha, et nad lähevad. Ja issand, õnnista armast Kalju kogudust, õnnista töötegijaid siin eesotsas, õnnista kõiki, kes jätkuvalt laulavad kaunist, puhast, mitmeäälset laulu. Õnnista ekleesia koori, issand. Võia oma kalli püha vaimuga, loo sellist atmosfääri Jumala kojas, mis paneb inimesi teistmoodi elule vaatama ja tõstma oma pilku sinu peale. Seda me palume täna hommikul. Ja kui keegi täna tunneb siin, et süda valutab, ma tahan, issand, sinu juurde tulla, sinu omaks saada, päriselt sind oma südamesse vastu võtta, siis luba, et ta võiks seda teha täna selle teenistuse järel. Aga sina kannad meid edasi, issand. Sa ütled, sul on lootust ja tulevikku, issand. Vaatamata sellele, millised ajutisi raskusi me vahest võime kogeda. Isegi selline tunne, et pole õieti leibagi lauale panna. Issand, aga sinu koda on see koht, kus seda ainult on, sest väljaspool on surm. Ja me tuleme elu juurde, me tuleme sinu juurde, kui elu kuninga juurde. Sul on elu ja kõike ülirohkesti pakkuda meile. Igal ühele, väikesele ja suurele. Kiitus ja au ja ülistus sinu pühale nimele. Jeesus. Aamen.